Ja nüüd ongi mul hea meel siis juhatada lavale Indrek Kulk, kes on Eesti Teadusagentuuri ressursside väärindamise programmi juht. Ja Indrek räägib meile natuke, mis asi see RESTA selline on. Eesti Teadusagentuur on Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusalas olev asutus, mis siis valdavalt konkurentsipõhiselt jagabki siis teadusraha erinevatele projektidele ja sealhulgas ka läbi RESTA programmiga siis maapõueuuringute projektidele, mille siis põgusalt võib-olla teeks kiire ülevaate siit omalt poolt. RESTA programm tuleb nimest ressursside väärindamise alase teadus- ja arendustegevuse toetamine, sealt see RESTA tulebki. Eesti Teadusagentuur kui siis ATM-i siuke nagu ellu viia, siis meie nii-öelda nagu juhtida on see. Programm käivitus aastal 2020 ja selle aasta ta nüüd lõpeb. Sirli juba meenutas, et toona käisime 20. aastal ka rääkimas, et me alustame, me hakkame uurima, siis ehk täna saame teada, et mida siis on uuritud ja mida siis ka teada saada. Programm ise tegelikult on suurem, ta ei ole peljalt mitte ainult maapõueressursid, vaid ta keskendus 3 ressursivaldkonnale, lisaks siis ka puit ja toit, millel on meil omad projektid, teised projektid, aga nendele me täna ei keskendu. Programmi kogu eelarve oli suurusjärk 10,8 miljonit eurot, millest siis 85% on siis Euroopa Regionaalarengu Fondi raha. See jagunes nende 3 valdkonna vahel enam-vähem nagu võrdselt, et see on nagu siis proportsioon, et kui palju siis tegelikult ka nii-öelda nagu neid vahendeid siis nendesse 4 projekti, millest hiljem juttu tuleb, siis ka tegelikult nagu pandi. Ja võib-olla niisugune oluline on ka hea välja tuua, et neid uuringuid RESTA programmist kõikides valdkondades alati nagu vaatasid ja suunasid ekspertkomisjonid, kuhu kuulusid nii ministeeriumi poole pealt poliitikakujundajad kui ka siis erialaliitude poolt siis ettevõtlussektori esindajad ja ka mõned ettevõtjad. Et niimoodi. Ehk siis ongi see, et mis on olnud selle RESTA programmi eesmärgid. Et laias laastus on ta 4 eesmärki. Toetame küll teadusarendustegevusi, aga just selles suunas, et need vajadused lähtuvad siis ettevõtlussektori vajadustest, või need suunad või need fookusteemad. Oluline ongi just teadusrühmade võimekuse kasvatamine, et nad oleksid head partnerid ettevõtlussektorile, et need teaduspartnerid või siis piltlikult öeldes ülikoolid valdavalt ikkagi kasvataksid spetsialiste, et ettevõtlussektoril oleks kvalifitseeritud tööjõudu võtta ja üleüldse innustada arenduskoostööd, ehk siis tegelikult lühidalt võttes ikkagi nagu selles suunas, et meie ettevõtlussektor plaaniks vähemalt või liiguks kõrgema lisandväärtusega toodete ja teenuste poole. Et see on üks see ei ole mitte ainult Eesti keskne, vaid eks ta on selline globaalne areng, et kui globaalses konkurentsis nii-öelda nagu ellu jääda, siis selles suunas tuleb liikuda. Tuletan meelde, mis on need 4 projekti maapõueressursside valdkonnas. 2 neist keskendusid fosforiidile, et uuriti seda fosforiidi kvaliteeti ja tema seda leviala ja potentsiaali siis toormena. Teine projekt keskendus siis haruldaste muldmetallidele, mis on fosforiidis, et kuidas neid sealt välja võtta. Need on vaja välja võtta, eks ole, mõlemal juhul ühtepidi on nad kasulikud metallid, mis on vajalikud meie elektroonikaseadmetes, aga teistpidi ka, eks ole, kui see fosforiidist tuleks teha kunagi mingit väetist näiteks, et siis sellisel juhul tuleb nad ka välja võtta, et see on nagu mõlemad pidi oluline. Need tehnoloogiad vajavad arendamist, neid täna, ma saan aru, väga ei ole, aga sellest juba räägivad meie teadlased juba detailsemalt hiljem. 3. teema on vanaadiumiga seotud, mis siis on see kraptoliitargiliist, mis oli ka selline põgusalt juttu. Ja siis 4. teema on selline rohkem otsingulisem, et vaadatakse üldiselt potentsiaalsemad ja kasulikumaid komponente siis nagu sügavamatest maakihtidest. Mina muidugi täielik võhik, võib-olla ma ütlesin midagi täiesti valesti, aga eks siis parem täpsustatakse mind. Niimoodi. Aga programmi osas on ka väga tähtis osa on teavitustegevused, et me ikkagi samamoodi nagu ka Sirli ennem välja tõi, et ka meie tahame olla väga avatud ja kõik seda informatsiooni hea meelega nagu jagame. Programmide kohta on informatsiooni Eesti teadusinfosüsteemis, kui keegi tahab täpsemalt uurida. Aga lisaks sellele me
me töötame ka huvigruppidega, kelleks siis on spetsiaalselt, kui me vaatame konkreetsemalt, on teadusarenduse asutused ja teadaskond, eks ole, kui etagi peamised sellised sihtrühm siis, aga loomulikult ka laiemalt ettevõtjad, erialaliidud, poliitikakujundajad ja kohalikud omavalitsused ja ka laiem üldsus. Ja nende suundadel me teeme väga erinevaid kas üritusi, konverentse, seminare, kas me ise korraldame või me osaleme, püüame alati olla hästi väljas. Teeme erinevad ka meediakajastusi, kui on põnevamaid leide nii ajakirjanduses kui ka televisioonis, et loodetavasti on teile ka mõni silma jäänud, et siis on nagu hästi positiivne. Ma mõne sõnaga räägin ka võib-olla tulevikuplaanidest hästi lühidalt, et mulle küll anti siin täna 15 minutit, aga ma arvan, et teadlaste jutt on kindlasti palju huvitavam kui minu oma, et selle tõttu ma seda võib-olla päris täis venitama ei hakka, et ma markeerin ära, et meil on plaanis TAIE on siis teadusarendus, innovatsiooni ettevõtlus, mis on selline arengukava, mis on kokku pandud siis Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi pealt kahe peale kokku. Et TAIE fookusvaldkondadele on tehtud teekaardid ja need teekaartidele planeerime teha siis vastavad temaatilised programmid. Sarnaselt selle ressursside väärindamise ehk RESTA programmile, see uus programm peaks käivituma sellel aastal, tõenäoliselt pigem selle aasta teises pooles. Samamoodi toetab strateegilist teadusarendustegevust, seda nüüd siis juba 7 valdkonnas, et lisaks nendele kolmele ressursside valdkonnale, millest ennem juttu oli, on veel lisaks teisene toore, mis tegelikult vajab samamoodi väärindamist, aga tulevad juurde veel digilahendused igas elu valdkonnas, tervisetehnoloogiad ja nutikad kestlikud energialahendused. Programm läheb suuremaks, seetõttu ka eelarve läheb suuremaks, et terve perioodi peale, mis siis on kuni aastani 2030, on planeeritud siis kogu eelarvena 100 miljonit eurot. Ta jaguneb mitme aasta peale kõikide nende programmide vahel. Ja samamoodi neid tegevusi suunavad valdkondlikud ekspertkomisjonid. Ja kui nüüd minna konkreetsemalt siis nagu maapõueressursside valdkonna peale, siis rahaline maht, suurusjärguna me saame täna rääkida, et need ei ole veel väga täpselt niimoodi kivisse raiutud, aga need on nagu põhimõtteliselt vähemalt hetkel seisukohad, et nende valdkondade vahel jagatakse ära see rahaline ressurss võrdselt, et see teeb siis terve perioodi peale umbes 13,5 miljonit eurot. Plaanitakse teha 2-astmelisena, et esimene kord antakse välja 7,7 miljoni euro ulatuses toetusi ja siis hiljem jätkuprojektid või ka uued suunad vastavad siis TAIE teekaartidele, kus kas need prioriteetsed suunad muudetakse või jätkatakse samadega. Ja praegused prioriteetsed suunad keskenduvad jällegi samamoodi fosforiidi leviku jätku-uuringutele ja nende innovaatiliste ümbertöötlemistehnoloogiate uuringutele, samuti metallimaakide leviku uuringutele, nende majandusliku potentsiaali välja selgitamisele, aga küll juba tulevad juurde ka ehitusmaavarade uuringud, samamoodi nende taaskasutus, põlevkivi väärindamise võimalused keemiatööstuse tarbeks, turbauuringud, turba võimalik väärindamine ja samuti ka siis geotermaal energia kasutuselevõtt. Need on need fookusteemad, mille peale hakatakse siis teadlaskonna poolt siis projekte paluma ja need hakkame siis tõenäoliselt selles suunas ellu viima siis nüüd järgmisel Euroopa siis rahastusperioodil, mis ta vist oli selle nimi Horizon Europe, mis seekord, eks ole. Selleks nagu lühidalt võib-olla kõik, ma rohkem sellisele administratiivsele osale nagu väga rõhku ei paneks, jätaks rohkem aega teadlastele.